Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me võtsime tänase Horisondi saate teemaks looduskaitse ja Eestimaa looduse ökoloogilise olukorra. Sageli räägitakse sellest, et Eesti metsasid raiutakse üle ja me loodame, et me saate käigus jõuame rääkida ka teisest suurest probleemist. See on Eesti looduse puhtusest mesilaste suremise läbi. Meil on täna stuudios Aleksei Turovski, kes on zooloog, zoosemiootik, etoloog ehk siis loomade käitumist ja kommunikatsiooni uuriv teadlane. Mees, kes tegelikult ei vaja Eestis üleüldse tutvustamist. Ja teiseks saatekülaliseks on Aleksander Laane, erakonna Eestimaa Rohelised aseesimees. Arvas, et kas nendest protestidest on olnud abi, metsaseadus võeti ikkagi vastu? Metsaseadus võeti küll vastu, aga sellise kõva võitlusega muidugi ja nii edasi. Ja metsateema, mis enne oli selline, ütleme, kõrvaline teema. Olid üksikud aktivistid, kes selle teemaga tegelesid ja nõnda edasi, aga nüüd on see täiesti keskne teema aruteludes meedias. Vaadake, kui palju artikleid on ilmunud, kui palju on arutatud metoodika üle, kuidas midagi arvestada, raiutakse üle, ei raiuta üle, kui palju üldse raiutakse, miks raiutakse, mida peaks raiuma, mis selle tagajärjed on, kuidas see kliimamuutustele mõju avaldab või kuidas süsinikku seotakse. Ühesõnaga ka sellised, ütleme, ammu unustatud sellised teadmised, mis paljudele inimestel on, et süsinikku seotakse metsades ja nõnda edasi. Need on nagu aktuaalseks muutunud ja meelde tulnud paljudele. Ühesõnaga, maailma pilt muutub inimestel selle suure arutelu tulemusena ja vaatamata sellele, eks ole, et metsaseadus praegu sellisel kujul, sellisel õnnetul kujul, mina ütlen, vastu võeti, ega võitlus sellega ei ole lõppenud. Aga vaatame, mis edasi saab ja loomulikult selleks ajaks, kui me Riigikokku tuleme, me igal juhul muudame seda metsaseadust. Absoluutselt kindlasti. Aleksei Turovski, et Eesti on üks vist Euroopa metsarikkamaid riike on, jah. Et samal ajal on meil metsade üle raske isegi vaielda, sellepärast, et osa inimesi näevad metsades nagu puitu, teised näevad sellest ökoloogilist keskkonda. Kui ühed näevad ainult majanduslikku mõõdet ja teised ökoloogilist keskkonda või elukeskkonda, siis kuidas nende vahel mingisugune konsensus leida, ütleme niimoodi? Konsensus on võimalik, praktiline, töine konsensus, mis tõepoolest funktsionaalselt oleks adekvaatne selle olukorrale, mis praegu Euroopas, terves Euroopas on. Me oleme lahutamatult Euroopa osa, oleme alati olnud ja muuseas väga suur osa Venemaast, Valgevene. Kõik see on Euroopa, eks ole, väga suurel määral, sellest ei ole pääsu. Ja võt see sama Euroopa on, ütleme nii, loomult, metsakontinent. Ja Euroopa rahvastel, väga paljudel rahvastel, eelkõige Lääne-Euroopa, loomulikult Lõuna-Euroopa ja muidugi ka Kesk- ja Ida-Euroopa. Põhja-Euroopas seda ei olnud niivõrd sajandite vältel selgelt välja kujunenud. Aga idee sellest, mis asi on kultuurmaastik, tähendas raied. Loomulikult mets on palk. Selge see, kuid me oleme siin, eks ole, Soome lahe, Liivi lahe kokku saamise nurga peal ja meil on fantastiliselt vedanud, meil olid ajad, millal metsa oli lausa vähe, siis kujunes välja jälle päris tõsine mets ja meie rahvas suhtus metsasse lugupidamisega muuseas, nii nagu ka Leedu ja ka Läti rahvas, eks ole, rahvad soomlased kindlasti ka, see kõik hakkas kiiresti muutuma. Konsensuse leidmine selles osas praegu on eriti raske, sest arengud on tohutu kiirendusega. Loomulikult, meil on ikka kalluvus saagida seesama oks, mille peal me istume. Miks? Elementaarsel põhjusel. Ühtegi teist oksa ei ole nii mugav. Vähese energiakuluga,
eks ole, ja nii kiiresti ei saa ühtegi teist oksa saagida kui seda, mille peal sa suudad. Okei, sa suudad seda saagida, eks ole, sa saed ära, sul on vaja oksa, sul on ostja selle oksale, oi, muidugi on, see on ju puit, selge see. Okei, kas sa loodad millegile, eks ole, sa ju kukud koos selle oksaga, ei. Hirm ja lootus on inimkonna kõige suuremad vaenlased, kui neid konsensuses ei hoita. Ja see on Goethe sõna. Hirm ja lootus. No võt seal ja Faustuse teises osas. Nad olid aheldatud ühe vankri külge. Nii et mida silmas peab see inimene, kes saeb usinasti seda sama oksa, et ta õigeaegselt saab järgmisest oksast kinni võtta. No aga see, kui seda järgmist oksa ei ole, sest sinu naaber istub selle peal kui oma oksa peal ja saagib samal ajal kui sina. Te andke andeks, ma läksin metafooridesse, kuid konsensus tõesti eetiliste ökoloogide või ökoloogilise eetika tõesti kaitsjate ja arendajate ja metsa kui ressurssi ja puhtal kujul eelkõige tihumeetrid ressurssi kasutajate vahel. Seda konsensust on väga raske saavutada, aga peab. No ei saa teisiti. Aga see on väga hea piltlik võrdlus. See on hästi arusaadav. Tegelikult on arvude maailmast, kui me tahame rääkida ikkagi majandusest ka, siis on 3 sellist põhimõttelist suund nendes aruteludes, mida nagu peab silmas pidama. Meil öeldakse, et meil on metsamaad palju. Ja metsamaad on tõesti palju. Aga see kõik ei ole mets, sugugi mitte. Et osa on ikka võsa ka ja noorendikud ja veel taas metsastamata alad ja nõnda edasi, see kõik on metsamaad. Ka see osa, kus on 100-aastased männikud, kuusikud ja nõnda edasi, kui see, kus veel midagi sidusõlelt ei ole või hakkab parasjagu lepp kasvama näiteks või kased või mis iganes. Et see on nagu esimene selline eksitav info, et meil on metsamaad tohutult palju. Muidugi on, tähendab, et on raiutud juba, tähendab see, ja aastate jooksul on ära raiutud. Teine selline asi, meil on juurdekasv, nii suur, et me ei jõuagi seda umbes ära raiuda, öeldakse. Et tore on küll, aga need samad lepistikud, tähendab, need kasvavad juurde. Neid on, sealt tuleb seda massi või süsiniku sidumise võimet ja nõnda edasi, aga see ei ole veel mets, see on ikkagi võsa veel selline. Elukeskkonnana ta ka pole nagu suurem asi, eks ole. Miks me üldse sellest räägime? Ja põhjus on ju tegelikult väga lihtne. Esiteks, metsatöösturid ja ka RMK ja ka valitsus on sellise, kuidas öelda, skeemi nagu kokku keeranud. Neil on vaja kulutuste peale katet. RMK-le öeldakse, et tähendab, me tahame rohkem saada raha teie käest. Kui puidu hind ei ole eriti kõrge praegu, siis see tähendab seda, et tuleb raiuda rohkem. Ja siis otsitakse võimalust, kuidas raiuda rohkem. Ja siis öeldakse, et alandame natukene seda kuusikute vanust, 20 aastat, see pole nagu palju, või 30 aastat või 40, siis on meil sellist tegutsemisruumi tohutult palju. Teine selline söödik on Eesti Energia, kes tahab saada rahvusvahelisest sellest CO2 kaubandusest, ütleme nii, kvoodikaubandusest, kuidas iganes me seda ka ei nimeta, tahab oma osa saada, sellepärast vastasel juhul ta läheb varsti pankrotti lihtsalt. Ja sinna on vaja puitu põlevkivikateldes põletamiseks, selleks, et öelda, me toodame taastuvenergiat, mis on täiesti absurd, seal ei ole taastuvenergiaga mitte mingisugust pistmist. Kogu see puiduvedu läbi kogu Eesti tähendab, see on nonsense majanduslik. Täiesti nonsense. Väidetavalt köötakse üksnes elektrijaamade ahjudes igal aastal 2–2,5 miljonit tihumeetrit puitu. Ja tahetakse saada siis riigiabi luba 3,5 miljoni tihumeetri põletamiseks
siis Auvere ja muudes põlevkivi kateldes ja müüa seda siis Luksemburgile, Austriale ja veel paarile riigile nii-öelda taastuvenergia pähe tähendab. Et meie siin toodame taastuvenergiat, et nemad saaks siis oma nii-öelda normi täita, tähendab, et neil on seal normi täitmisega raskusi. Aga see ei ole taastuvenergia, see mitte kuidagi nagu ei vasta sellele kriteeriumile absoluutselt kindlasti kohe, et me hiljuti saavutasime selle siis, et Euroopa Roheline partei võttis vastu sellise suure resolutsiooni just selle siis rohepesu vastase sellise suure paberi või otsuse ja püüab seda siis Euroopa Parlamendis lobida, et Eesti ei saaks riigiabi luba sellisele rohepesule lihtsalt. Et see on täiesti mõttetu tegevus ja see otsus Euroopa rohelises parteis, kus on siis üle terve Euroopa tõesti rohelisi, läks ühehäälselt läbi, mingisugust probleeme ei ole. Meil on küll sarnased probleemid Poolaga ja nõnda edasi, need said seal ära märgitud, aga jah, Eesti roheliste eestvedamisel selline resolutsioon vastu võeti. Ja me loodame oma Euroopa kolleegide peale küll väga, et Eesti selliseks tõsiseks kahjustuseks, looduskahjustuseks luba ei saa. Ma tsiteerin metsateadlast Toomas Freid, ökoloogia metsateadlast Toomas Freid. Ta on öelnud, et okkaspuid raiutakse Eestis igal aastal kuni 10 korda rohkem kui oleks lubatav. Võiks raiuda aastas 466 000 tihumeetrit, aga raiutakse 4 miljonit tihumeetrit. Ja praegu on ette ära raiutud juba 5–7 aasta kogus. Raieküpseid kuusikuid enam Eestis ei olegi ja seepärast tahetakse või vastu võetud metsaseadusega seda muuta, et lasta saed sisse alles küpsevatele metsadele. Et Aleksei Turovski, millise jälje jätavad liiga suured ja sagedased raielangid Eesti ökosüsteemile ja loomastikule? Tohutu häiriv, ütleme lihtsalt, jube pilt on sellest tekkinud ja tekkimas. Dr. Frey, Toomas Frey, ma tunnen teda oma tudengipõlvest. Ta on aastakümneid päevast päeva uurinud metsa põhjalikult, ta on ekstra klassi spetsialist. Tema arvamus on kulda väärt. Toomasel on pidevalt ja tema jüngritel loomulikult voorel metsas. Just nimelt biomassi juurde kasvu ja loomulikult metsa mitmekesisuse seisundi mõõtmiseks kõik vajalikud seadeldised väljas. Pidevalt ta teab Eesti metsa elu, me võime seda öelda ilusti, metsa hinge, terve ja tubli, tugeva, võimsa Eesti metsa hinge. Ta teab seda ja kui ta ütleb midagi niisugust, sellest tuleb lähtuda, mina lähtuksin sellest kui seadusandluse alusest, lausa nii. Ja siin ei ole mingit superlatiive, see lihtsalt on nii. See pilt, mida jätab praegu maastik siin ja seal pool maanteed Eestis, on ju praktiliselt kuhu sa ka ei sõidaks, eks ole, linnast väljas, ma ei tea, 10 minutit kõige rohkem ja sa sõidad alati, sa sõitsid alati, nii et igal pool oli metsa näha, lähemal või kaugemal. Sinna ei ole 10 aastat veel, siiski natukene üle selle, eks ole, aga 15 aastat küll ei ole. Kui mul oli au sõita kolleegidega, ökoloogidega, peamiselt zooloogid olid seal, suured spetsialistid üle maailma, Kanadast, Ühendriikidest, loomulikult Hiinast, Euroopast ja nii edasi.
sõitsime bussidega Tallinnast välja. 5 minutit ei möödunud, kui kolleegid hakkasid käed kokku lööma. Kuulge, ütlesid, no, selline maa, see näeb nagu Kanada kunagi. See oli ülim kompliment, just nimelt Kanada kunagi, praegu Kanada rajub oma metsaga absoluutselt katastroofilise kiirusega, aga Kanada kunagi, tõepoolest, võimsad metsad. Meie atmosfääri hapnikuga sellised rikastajad, et tõesti võib võrrelda Brasiilia metsadega. Me ei hakka praegu rääkima loomulikult troopilistest metsad. Äsja olin Brasiilias. Kah päris jube pilt. Aga õnneks ma olin Rio Negro peal, seal kaitseala peal, seal peale metsa midagi ei näe. Hing puhkas natukene. Kuid, mismoodi see meil välja näeb? Tõepoolest viimase mõne aasta jooksul. See on malelaua muster. Sa sõidad mets ja päris mets, mitte metsapark. Mitte monokultuur mõnes kohas, loomulikult monokultuur istutatud, männikaks ole või mõnes kohas kuusik. Ja kuid seda ei olnud palju. Ei Tartu ega Pärnu maanteed pidi, eks ole, Narva maanteed pidi loomulikult ka päris metsad ja päris mets kasvab 96-98 aastat. See on päris mets, mis kasvab nii kaua, eks ole. Juurdekasv. Iga päevaga on mingi juurdekas, me ei räägi sellest. Ja loomulikult me ei tohi jääda selle juurde, et monokultuur, mänd, korralik männik, eks ole. Suurepärane kasvab selline monokultuurne nii-öelda istutatud mets. Väga hea, las ta kasvab. See ei ole veel päris mets selline, nagu Euroopa mets meie laiuskraadil ja Eestis. Ja? Ikka veel on. Ja kindlasti peab olema mitmekesine ökosüsteem, mis garanteerib stabiilsust, bioloogilist stabiilsust. Ja see pilt, mis praegu avaneb, palgid, peatun auto, astun välja, lähen männipalkide, äsja rajutud mets, eks ole, palgid ootavad transporti. Transport käib kiiresti meie ajal, kuid seda rajutakse nii palju, et isegi see väga hästi korraldatud metsa väljavedu ei jõua järele. Ma tulen juurde, ma näen, et putukad, hiidmänni hundlane, Sicomardika tragius perekonnast, paljud teised juba tegutsevad. See on nendele, eks ole, kanda kinnitamiseks ja võimsa populatsiooni loomiseks suurepärane platsdarm. Ja need on metsakahjurid? Muidugi, nad on metsas omal kohal, eks ole, kui nende arvukus ja tihedus on kontrollitud. Kelle poolt kontrollitud? Ökosüsteemi, metsa, kiskeliste putukate, ämblikute, lindude ja väga paljude teiste loomade poolt kenasti kontrollitud, eks ole. Kui on kahjuril, kahjur ei ole zooloogiline mõiste. See on poliitilis-majanduslik mõiste, loomulikult. Kuid paratamatult see tõesti on nii. Kui tal on selline baas loodud, siis võtab aastaid, millal kontrolöörid, parasiidid ja kiskjad, röövputukad, eks ole, või seal gregariinid, mingisugused emirmetiidid, terviklikus metsa ökosüsteemis kõik komponendid on olemas, kõik kontrolöörid on koos töös ja kohal õigel ajal ja saavad hakkama. Lendoravatest on ja nende elukeskkonna hävitamisest on kõige rohkem olnud juttu. Ma nägin ühte skeemi, kaarti, Eestimaa skeemi, kus oli lendoravate asurala endine ja milliseks, kuidas see on kokku tõmbunud nüüd. See tundub, et päris katastroofiline olukord. Paistab küll, et on katastroofiline. Tähendab, ma ei kahtle sellest, et on katastroofiline see olukord ja hoopis kahtlen sellest, et ta suudab see liik, et ta suudab siiski ellu jääda. Kui praegu konserveeriks, peatuks absoluutselt metsaraied, igal juhul haavikute raied, igal juhul, eks ole, haab, see on hiilgav puu, peale kõige muud umbes 20-30 aastane haav, täiesti terve puu, on nende samade õõnsustega ja see on normaalne haava jaoks, populus tremolus ja värisev rahvas. Väga hea ladinakeelne nimi on haaval.
populus tremulus, värisev rahvas. Otse tõlkes. Ja võt need õndsused on oravale eluliselt tähtsad, rääkimata juba toidust, eks ole, mida ta saab haava juures. Vaadake, ikka see sama pilt, võt see malelaud. Metsatukk, väike, lageraie, metsatukk, lageraie. Võt see struktuur, täristi. Nagu koid oleks kalla läinud metsal, eks ole. Ja see on katastroofilise mõjuga väga paljudele liikidele. Lendorav, armus loom, tore loom. Ta on lihtsalt väga ilmekas näide. Kuid neid liike on üüratult palju. See on metsis, see on laanepüük kindlasti, ka röövlinnud ja loomulikult väga paljud imetajad. Nad lihtsalt ei lähe metsast välja, nad ei lähe üle selle katastroofilise, eks ole, kõrbelaadse lagendiku. Jäävad metsa massiivikese, tillukese sisse. Tulemus, esimene negatiivne, eks ole, tulemus või järeldus, eks ole, sellest. Veresugulusaste kasvab tohutu kiirusega lakke ja populatsioon lihtsalt kaob ära. Loomulikult see on ainult üks ja esimene mõte, neid on palju rohkem. Te aimasite ära mu järgmise küsimused, kas linnus saavad ära lennata teise metsa või kui kodu ja pesamets langetatakse, te juba vastasite. Väga paljud saavad, väga paljud ei saa. Kuidas on lood Eesti rahvale ja ka meil elavate slaavi rahvuste esindajate jaoks nii armsate marja- ja seenemetsadega? Kurb on seda, me saame nagu iga päev kirju, et tulin ja see ei ole enam seda metsa, tähendab, ei ole minu suvila ümber metsa või ei ole vanemate kodu ümber metsa, eks ole, ja tahtsime sinna elama kolida või mis iganes, et ei ole, lihtsalt ei ole. Ja nüüd seaduse parandused veel soosivad seda. Selles mõttes, et kui enne oli nii, et naabrid pidid omavahel kokku leppima, tähendab, et kas üks raiub või teine raiub, eks ole, kumb teeb suurema lageraie tüki, eks ole, või jagatakse siis kuidagi ära, eks ole. Nüüd seda piirangut ei ole. Vahet ei ole, omand on püha. Tähendab, üks naaber tahab teha lageraiet, teine tahab ka teha ja mõlemad saavad loa, sellepärast et see on okei. Ja üks meie parandus oli selline, et sinna seadusesse sisse kirjutadagi, et need koridorid erinevate nii-öelda koosluste vahel, nende erinevate metsatukkade vahel, üleminekud, rajad ja nõnda edasi, et need jäetakse alles, et see kirjutatakse sisse seadusesse, et need on vaja säilitada. Loomulikult mitte sammugi ei tehtud sinna poole. Ja selles mõttes on, kui sa ütlesid, et kahjur on poliitiline mõiste, et siis terve Riigikogu on täis kahjureid. Paraku on nii, et ainuke fraktsioon, kes hääletas praktiliselt kõik koos vastu, oli Vabaerakond. Kõigis teistes olid üksikud, kes hääletasid vastu või lihtsalt ei hääletanud. Ja see on hästi kurb tegelikult selles mõttes, et mets ei ole ju, selles mõttes ei ole lihtsalt mingi poliitiline küsimus, tähendab, et täna teeme pöörde vasakule, homme teeme pöörde paremale, tähendab, et see on meie elukeskkond. See ei ole parandatav pärast, kui see on ära rikutud. Või see parandamise aeg on 100 aastaid või võib-olla ka 1000 aastaid, eks ole, sest sealt, kust läheb muld, sealt, kust lähevad erinevad taimed ära, sest neile ei sobi see elukeskkond, seal see parandamine on tohutult aeganõudev, tohutult rahamahukas ja tihtilugu täiesti tulemusteta. Tavaliselt öeldakse, et rohelised, et teie tahate, et kõik oleks kaitseala ja nõnda edasi. Ei taha. Me saame täiesti aru, et puit on vaja ja puit on väga tänuväärne materjal ja on alati olnud väga hea ehitusmaterjal ja nõnda edasi. Aga kui vaadata tagasi, siis meie esisad
tõid metsast ikka selle palgi välja, tähendab, mida neil ehituse juures vaja oli. Ega nad kõike ei raiunud siis lihtsalt maha. No okei, alepõllunduse aeg, see oli nagu teine aeg, eks ole. Aga üldiselt võeti seda, mida vaja oli. Ja tegelikult saab tänapäeval ka täpselt samamoodi teha. Võtta seda, mida on vaja, jätta ülejäänud ikkagi kasvama. Ja teha seda mõistusega ja sellise nii-öelda keskkonnakaitse aktivistide ja seadusandja ja metsaomanike koostöös. Mina usun, et see on võimalik tegelikult, et lõpuks meil kõigil on mingisugune südametunnistus ikkagi olemas, eks ole. Et mõnel võib-olla ei ole ka, ma ei tea, see rahanumber vist tapab lihtsalt seda südametunnistust aeg-ajalt. Aga kui seadusandlus võimaldab ja suunab selliseid kokkuleppeid tegema, et ornitoloogid ütlevad, et teate, et sellel ajal ei tohi, tähendab, et raiuge talvel näiteks. Konnakaitsjad ütlevad, et ka umbes sama aeg, et ärge sõitke nende raskete masinatega sinna metsa alla, eks ole. Siis tulevad masinaehitajad, ütlevad, et okei, et me teeme teile sellised kergemad masinad ja väiksemad masinad, mille paremini manööverdada, eks ole, võtate tõesti natukene vähem, aga ei pea kirvega raiuma minema päris ikkagi. Nii et sellised kokkulepped on võimalik, mõistlik tegutsemine on tegelikult võimalik, lihtsalt poliitika peab suunama neid kokkuleppeid tegema. Kuidas kujuneb üldse mingisuguse metsaala liigirikkus, härra Turovski, et kui palju on selleks aega vaja, et see liigirikkus taastuks? Te ütlesite, et mets saab ökosüsteemiks 90 aastaks, üle 90 aastaks, et kui kiiresti taastub see ökosüsteem seal metsal, kui need puud uuesti kasvama panna peale seda, kui nad maha raiuti? Väga raske on midagi muud pakkuda, kui ikka need samad 80 kuni 100 millegagi aastat. Ökosüsteem on elus kooslus, ta ei seisa paigal, ta areneb iga sekundiga. Millal tulevik algab? Millal see algab? Praegu see algab, eks ole. Nii et loomulikult meie ökosüsteemid, metsaökosüsteemid on küllaltki mitmekesised väga suurel määral tänu sellele, et tuhandeid aastaid on inimene tegutsenud. Eestimaal tegutsenud, tõepoolest vastavalt oma oskustele, võimalustele ja vajadustele, mis olid tõepoolest loodusliku ökosüsteemi seisukohalt olid enamasti, mitte alati, raied olid ka loomulikult keskajal ja enne seda ja lausa kurjeraied, selge see, kuid enamasti nad olid siiski konsensuses looduse, meie laiuskraadil vähemalt Eestis, eks ole, looduslike ökosüsteemide arengu dünaamikaga, kiirusega ja vormidega, seda küll. Vaadake, te mainisite marjad ja seened, eks ole, meie domineeriv põõsastaim on mustikas. Mitte kuskil maailmas ei kasva mitte midagi nii kasulikku kui meie hapud marjad. Nutritsionistlikult, me ei räägi dietoloogiast, nutritsionism, eks ole, või nutritsionistika, teadus õigest toitumises ei ole sama, mis dietoloogia, eks ole. Seisukohalt mitte midagi ei ole väärtuslikumad, kui see komplekt, mustikas, pohl ja kuremari, jõhvikas. Pluss loomulikult maasikas, vaarikas, suurepärased marjad, eks ole, murakas, millest me räägime, eks ole. Meil on rabad muuseas, omal ajal doktor Frey, ta muuseas sai doktorikraadi selle eest, lõi oma teaduslikus töös raba integraalvõrrandi, raba biomassi kasvu sõltuvalt erinevatest teguritest, soojus, niiskus, tuuled, väga palju tegureid, eks ole. Raba integralli lõi ta, eks ole. Ja suurel määral tänu sellele
tol ajal, Nõukogude Liidu ajal, irrigatsiooni, melioratsiooni instituut, kuivendamine, kraavide lõikamine, veresoonte segi paiskamine, kõik leidis aset, aga ikkagi meil õnnestus, õnnestus päästa Eesti rabad ja raba, elus terve raba, mida kirjeldab väga tõhusalt suurel määral Toomas Frey Integral. Raba määrab mikrokliima 4 sentimeetri kõrgusel, eks ole, enam kui kilomeetri raadiuses enda ümber. Aga võt see mikrokliima, kiht 4 sentimeetrit pinna kohal, eks ole, see on määrava tähtsusega kõikide taimede ja taimede koosluste arengus. Nii et rabad me hoiame ja miks? Turvast võiks ju võtta. No praegu ei ole see buum. Puid on praegu buumiks, eks ole. Aga mets hoiab palju suuremat ala kui raba, mis on väga tähtis. Mets hoiab raba. See on holistlik, terviklik süsteem ja terviklikud on asjad. Terviklikud. Ja sellega tuleb arvestada tingimata, kuidas see kõik on tekkinud. Teie küsimus. Kui me nüüd võtame maha, millal see jälle tekib? Kas tekib? Kas tekib, jah? Mis te nüüd? Kliima soeneb, eks ole. Ariitsus levib, kuivab kõik, muutub kõrbeks ja ma ei räägi seda lihtsalt hirmutamiseks. No vaadake Ühendriigid. Kui tohutu palju ariitseid alasid on seal, ainult et Ühendriigid, Ameerika Ühendriigid. See on nii suur maa, et ta on siiamaani inimtühi. Kui me plaanis vaatame, eks ole, mis on 350 miljonit, eks ole. Kui me võtame metsad maha, hävivad ka rabad. Muidugi, loomulikult, hävivad rabad, hävib muld, mis on algus, eks ole, loomulikult hakkab kuivama mingisugune suurem ala ja siis need metsatukad, mis on jäetud võt niiviisi, nii, puhmakestena ja et meil on siin laua peal ja nii mitu suurt taldrikud, puidu täis, puidu müügi raha eest ostetud kotlette ja ma ei tea, seal homaare täis, eks ole, ja võt mõned lillekesed, eks ole. Ja need lillekesed ükskord kuivavad arvatavasti 1,5 tunni pärast. Ja, ega juurde ei kasva. Metsad olid Eesti krooni kattevara 92. aastal. Te olete poliitik, ma küsin nüüd ühe täiesti provotseeriva küsimuse. Et kui Euroopa Liiduga ja eurotsooniga peaks midema midagi halvasti, mõned sümptomid on ju sellest tegelikult juba õhus, et hoolimata nendest eurooptimistlikest hurraahõisetest ja kui Eesti on äkki sunnitud uuesti emiteerima oma valuuta, kui me metsad maha võtame, mis on selle uue krooni või uue Eesti valuuta kattevara sellisel juhul? Ma ei näegi seda. Tegelikult ka. Fosforiidid. Ja fosforiid, mis 14,5 miljardit tonni fosfor 2 O5. Kui palju me siis peame metsa maha võtma, et fosforiiti kätte saada? Umbes 75%. Siis, joo, muidugi müüme maha ja võt siis hakkame fosforiiti võtma, eks ole, pinnavetetase loomulikult langeb väga tõsiselt. Nii et meil varsti on tõeline kõrb, siis hakkame liiva müüma. Või kuidas? Tallinna Loomaaia kunagine lugupeetud direktor Mati Kaal tuletas meelde seda kuulsat indiaanlaste ütlust, et valge inimene ei mõista, et kui on ära tapetud viimane lind ja ära tapetud viimane loom ja ära söötud, ja maha müüdud, raha ei ole söödav. Siis alles siis saab valge inimene aru, eks ole, et banknoote, raha, metallist või paberist, mis ka ei oleks, millest süüa ei saa. Ma igaks juks tuletan selle nauru loo meelde, et on seal Vaikses ookeanis selline koht, eks ole, seal oli kõvasti fosforiiti. Eks praegu on ka nii-öelda jäägid ja nõnda edasi. Ja ühel hetkel ettevõtlikud inimesed avastasid, et seal on palju fosforiiti. Ja lubati maid ja vara ja kõike kokku tähendab Tauru inimestele, neid seal väga palju ei olnud õnneks ja nõnda edasi, et sa jaksas kinni maksta küll.
ja tõepoolest Nauru oli ühel hetkel, tähendab Nauru inimesed olid ühed rikkamad maailmas, no rikkamad peaaegu kui naftašeegid, sest fosforiidist tuli nii palju raha ja pandi fondidesse, mingisugustesse fondidesse ja nõnda edasi, et ühesõnaga mitu põlvkonda võiks nagu sellest täitsa rahulikult ära elada ja ei oleks vaja tööd teha üldse ega mitte midagi. Ja siis, kui kogu fosforiit oli välja kaevatud ja see Nauru oli kõrb, sisuliselt kõrb tähendab, ja inimesed hakkasid jooma ja neid tekkisid konfliktid, mida neil iialgi enam enne ei olnud, tähendab, ja kui kõigil olid telekad ja mis iganes, ühesõnaga iganes asjad, siis mõne aja pärast selgus, et fondid on tühjaks varastatud, kadunud, raha on kadunud. Ja nüüd Nauru elab siis sellest, et Jaapan annab seal natukene abiraha, tähendab, ja siis Vene maffia peseb seal ka oma raha natukene, ja siis viskab ka mõne sendi. Ja nii ongi. Ühesõnaga, kõik võeti ära, üldse kõik. Neil ei ole mitte midagi. Ja nad ei tunne ennast ka selles mõttes inimväärset. Tegelikult vara ei ole, keskkonda ei ole, ressurssi ei ole, ja siis elad mingisugusest abirahast. Et Eesti fosforiidiga on täpselt seesama lugu. Täpselt seesama. Kas metsaseadusesse on sisse kirjutatud see, et see, kes metsa maha raiub, peab uuesti selle metsaga maha istutama? Jah, see taastamise kohustus minu teada on, ma seda viimast varianti ausalt ei ole niimoodi lõpuni läbi käinud. Et see on tegelikult see kohustus on ju iseenesest kogu aeg olnud. Et metsamaa on metsamaa, eks ole, muuks teda nagu ei kasutata ja lõpuks tõesti mets taastub ka ise, lihtsalt taastamisel toimub see asi kiiremini. Sa tead enam-vähem, mida sa sinna paned ja nii edasi. Aga see ei lahenda nagu seda põhiprobleemi, mille nimeks on ahnuse ja rumalus kogu selle seaduse juures. Et ahnus eelkõige muidugi, sest ei saa öelda, et kõik need inimesed, kes hääletasid poolt ja on siiamaani seda läbi surunud, oleks rumalad. No, me kõik teame, eks ole, et Emajõe äärde tahetakse veel ka tohutu suurt tselluloositehast ehitada ja see nõuab täpselt samamoodi üks 3-4 miljonit tihumeetrit puitu aastas, eks ole. Kui Eesti Energia tahab ka 3 saada, siis või 3,5, et siis see raiemaht on niivõrd tohutu ja me raiume nagu nii üle sellise jätkusuutliku piiri, et meile öeldakse, et me raiume kuskil üle 90% juurdekasvust, kui selline jätkusuutlik piir on kuskil 70 peal. Ma ei räägi konkreetsetest liikidest, vaid üldse kõik kokku tähendab. Ja siis tuuakse põhjuseks see, et nendes keskealistes kuusikutes on see juurepess sees, eks ole. Et see on jama. Tegelikult on juurepess sees 15% nendes keskealistes kuusikutes ja ka praegu saab nad tegelikult maha võtta. Lihtsalt tuleb metsapatoloog või inimene, kes suudab öelda, et jah, siit maalt ja võtame veel natukene, eks ole. Et võtke kuused maha ja see on normaalne, aga selleks ei pea raievanust alandama. Seda saab ka praegu teha rahulikult. Tähendab, ütleme, vana seaduse järgi sai seda ka enne teha. Nii et see ei ole see põhjus. Seda esitletakse põhjusena, miks seda oleks nagu vaja teha või võiks teha. See ei ole põhjus. See on ahnuse ja rumaluse pealt ikkagi tehtud otsused. Täitsa kindlasti kohe. Läheme korraks mesilaste juurde, mida me lubasime saate alguses teha, et jõuaksime selle teema ka saate jooksul veel ära rääkida. Mesilased surevad. Kas
see on ainult väljaspool Eestit või on see ka juba Eesti probleem, et pestitsiidid tapavad ja mesilased ei jõua enam, lähevad nii-öelda kompost läheb paigast ära ja nad ei jõua enam tarudesse tagasi või? Muidugi see on ülemaailmne probleem. Loomulikult Eestis ja nüüd aastaid juba, mitte, ma ei tea, võib-olla 20 aastat, mitte nii palju kui mul praegu, taju ütleb, eks ole. Et ma olen sellest rääkinud ja kuulnud sellest suheldes mesinikega. Nad kurdavad, mitte lihtsalt ei kurda, nendel on silmad ümmargused imestusest ja minul ka. Pered kaovad, kuhu läinud? Eks ole? Ilusal päeval ei ole mesilasi. Kus nad on? Ma võin oletada, et tegemist on siiski neonikotinoidide kasutamisel. Vaadake, raps on väga kiiresti kasvav, väga tõhus kultuur. Seesama imekaunis kollane, eks ole. Kuid raps on väga tundlik väga paljude kahjuks putukate liikide kui kahjurite, eks ole, osas. Kui on monokultuur, siis kahjureid saab juurde, ma ei tea, 10 liikidest rapsile igal juhul, eks ole. Ja et rapsi kaitsta, inimesed kasutavad tegelikult keelatud juba suhteliselt ammu Euroliidus neonikotinoidid. Nad on väga võimsad. Nikotiin üldse on väga võimas alkaloid putukate tõrjes ja neonikotinoidid on eriti võimsad. Nüüd selline kollane värv, nagu rapsil on. Ja, see on vastupandumatu mesilasele. Muidugi ta lendab peale. Loomulikult, kui on õitsva rapsi värvi jope mõnel inimesel, lapsel, mesilased vähemalt tulevad uurima. Saavad aru, see ei ole üldse õieke, eks ole, see on hoopis keegi muu ja lendavad minema, kuid nad tulevad vaatama, eks ole. Ja loomulikult iga mesilaspere ühiskondlikel putukatel, kõikidel sipelgatel, termiite meil ei ole, eks ole, aga kõrgematel seltsingulistel herilaslastel ja loomulikult kulamesilastel. Vaat nende ühiselu aluseks on suust suhu toidu jagamine. Neonikotinoidid peale selle, et nad lihtsalt tapavad, kui kontsentratsioon on piisav, eks ole. Nad muudavad käitumist väga paljudel putukatel. Need putukad näiteks hakkavad sülemit tegema siis, kui seda ei ole mitte lihtsalt vaja, ei ole, eks ole, vaid kui see lihtsalt lõpetab pereelu. Selline moment on olemas. Ja vähemalt üks selline hüpotees on olemas. Ja see on kõikjal maailmas. Ja mitte ainult välismaal, see on ka Eestis. Eestis räägitakse ju sellest, et Eesti on üks kõige puhtama loodusega Euroopa riike. Tuleb välja, et siiski midagi on valesti. Eestis Tallinna kraanivesi, tap water, on kindla peale Euroopas kõige parema kvaliteediga. Kahtlemata. See ei tähenda, et seal ei või midagi muutuda, eks ole. Okei, meil tõepoolest ülemistet hoitakse ja suurepäraselt hoitakse. See ei ole lihtne, see ei ole odav, see ei ole kerge, kuid seda jumal tänatud tehakse, eks ole. Näevad, keegi siiski ei ole võimeline jälgima kogu looduse, eks ole, kvaliteeti. Et me saaksime seda väita, et Eesti loodus on praegu kõige kvaliteetsem Euroopas. Ma olen veendunud, et võrdlus aspektis nii öelda, see nii on. Arvatavasti ikka Norras, kus saab juua tõesti igas looduslikus voolava veega, ma ei tea, ojas või mis see ka ei oleks. Olen seda kontrollinud korduvalt. Võib tõesti juua. Okei, seal võib-olla on puhtam, täiesti võimalik on puhtam loodus. See, et see võrdlusaspektis nii on, ei tähenda, et me võime nüüd unustada. Seda otse vastupidi. Hoida midagi, mis on hea, eks ole, on ikkagi odavam ja kergem, kui üritada taas luua. Ja metsadega on praegu just nimelt see olukord, eks ole. Ma võin rääkida ühe huvitava loo mesilastest.
nimelt oli aastaid tagasi selline, sattus minu lauale lihtsalt selline uuring. Seda uuringuks võib-olla on palju nimetada, aga sellegipoolest selline ajakirjaniku töö, ütleme niimoodi. Et tema uuris Pariisis, tekkis selline komme pidada mesilasi katustel ja nõnda edasi. Ja teda hakkas huvitama, et mis see mehe kvaliteet on, need linnas, autod, et mis see, et see mesi on ju saastunud kindlasti. Ja mis nagu välja tuli, et võrdluses siis Pariisi suhteliselt Pariisi lähistel olevate põllumajanduspiirkondadega oli linnamesi lihtsalt puhas. Lihtsalt puhas, kvaliteetne, puhas mesi. Ja miks? Sellepärast, et neid rõdukasti lilli ja parkide lilli ju keegi eriti nagu mürkidega ei pritsi. Rõdulillidest neid kindlasti mürkidega ei pritsita, tähendab neid, eks ole, tuuakse, istutatakse maha, kasvatatakse ja nõnda edasi. Ja tuleb välja, et mesi on tõepoolest linnas puhtam kui põllumajanduspiirkondades. Ja kuna need mürgid, mida nüüd põllumajandus kasutatakse, esiteks neid on väga palju ja Prantsusmaa kasutab väga palju mürke üldiselt. Üldse Lääne-Euroopa kasutabki väga palju mürke, intensiivne tootmine on ja nõnda edasi. Paljud neist mürkidest ei ole mürgised sellepärast, et kogus on suur, vaid lihtsalt sellepärast, et nad on seal, et seal on 2 molekuli miljonist on olemas. Tähendab, et kontsentratsiooni suurenedes mürgisus ei suurene, piisab nendest 2 molekulist, et nad on olemas. Ja kui selliseid molekule koguneb mitte 1, 2 ega 3, vaid 10, 12, 20, võib-olla veel rohkem, siis see kompott, mürkide kompott, mis siis, et ükski neist ei ületa seda lubatud läve, see mürkide kompott on selline, et keegi tegelikult ei tea, mis seal täpselt toimub, tähendab neid omavahelisi reaktsioone, nagu keegi täpselt ei tea, küll on nagu tagajärjed, neid kemikaale nimetatakse siis endokriinsüsteemi mürkideks, eks ole, ka inimese jaoks on need mürgised ja need tagajärjed maksavad nii tohutult palju miljardites eurodes tegelikult tervisekuludes ja sotsiaalsetes kuludes ja nõnda edasi, et tegelikult võiks nad päevapealt peaks nad ära keelama lihtsalt. Et see maksab tegelikult lõpuks nii palju, et see kasu, mis nagu põllumajanduses nagu tuleks, et see nullitakse kõik absoluutselt kogu selle ahela jooksul, mis ta nagu söögini jõuab ja inimese terviseni jõuab, see nullitakse raudselt ära. Et ma näitasin seda meie põllumajandusametnikele, nad keeldusid seda uskumast, aga see on paraku teadustöö, väga korralikud teadustööd, et kahju ma ei võtnud kaasa, aga ja sellepärast ei taha nagu neid täpseid arve tsiteerida, aga see on nii. Ja mesilastele see mürkide kompott mõjub täpselt samal aastavalt, aga ta mõjub ka inimesele samal aastavalt. Härrad Turovski ja Lane, et mida me saate lõpetuseks võime öelda, et mis peaksid metsaseaduses, kui me jutuks oli saate alguses, et seda metsaseadust saab uuesti veel muuta, et mis seal muuta tuleks ja mis on kõige olulisemad punktid, mis seal siis ümber kirjutama peaks? Neid on nii palju. Esiteks see raievanuse alandamine, tähendab, see tuleks sealt välja võtta, see on nagu, see on selline elementaarne asi. Need nii-öelda rohekoridorid, et nende hoidmise kohustus, see peaks olema sinna sisse kirjutatud. Õnneks sai sisse kirjutatud, eks ole, see, et võetakse kaitse alla täiendavalt salu- ja laanekuusikuid, see on nagu okei. See annaks jumal, et see jääks sisse. Aga tegelikult meil on vaja seda lähenemist muuta. Et seda ei vaadataks kui
noh, tõesti nagu mingisugust palgipõldu, et mets ei ole palgipõld, et mets on ökosüsteem, et lähtutaks sellest, mitte nii palju sellest rahalisest väärtusest, sest ega neid mõjusid, mida me täna teeme, ega me väga hästi ei adu tegelikult, kuidas see nagu homme välja nägema hakkab. Et mis mõjud nendel tegevustel on. Me saame öelda, et see on suure tõenäosusega nii, see on väiksema tõenäosusega nii, me ei saa kunagi öelda 100%, see on nii. 100% on nii, tähendab, sa võid öelda, et see kahjustab 100%, et see ei tule kasuks. Aga nüanssidesse ei saa väga täpselt ennustada. Et see lähenemine metsale peab olema rahvusliku rikkuse hoidmise lähenemine, mitte selle ühekordse majandusliku kasu võtmine, mis homme paraku pöördub tavaliselt kahjuks. Nagu see Rail Balticu asi tähendab, mis üldse rahu ei anna tähendab. Et tundub, et tohutu hulk raha tuleb, eks ole, et küll on tore. Aga see, et me ise lõpuks nagunii paneme miljardi sinna sisse ja seda mitte kunagi tagasi ei saa. Seest oleme me hävitanud tohutu hulga loodust. See ei hoia mitte midagi. Absoluutselt, see ei ole loodushoiuga, pole sellel kaval mitte mingisugust pistmist. Me hävitame tohutu hulga materjale, paneme selle lihtsalt magama ja hävitame selle projekti jooksul soid, rabasid, metsi, põllumaad. See on täiesti crazy. Meil on see alles. Miks me peame seda hävitama? Ma ei saa siiamaani nagu aru. Ma saan aru, see lühiajaline kasu, et ehitajad on õnnelikud, korruptandid on õnnelikud, otsustajad on õnnelikud, sellepärast ka korruptandid on õnnelikud ja nõnda edasi. Aga see ei too lahendust. See ei tõesti looduskaitse mõttes, inimese kaitse mõttes, inimene on looduse osa ikkagi, see ei ole lahendus, mitte kuidagi ei ole lahendus. Ühesõnaga me varastame oma järglaste käest oma tänase õnne. Ja, paraku. Me saeme seda oksa, mille peal esialgu veel enam-vähem kindlalt istume. Aitäh, härra Turovski ja härra Laane, et te tulite Horisondi saatesse. Ma loodan, et see vestlus avardas ka teie silmaringi. Me kohtume teiega nädala pärast, neljapäeval kell 19.05 taas. Siis on meil käsil uued teemad ja siis stuudios istuvad uued inimesed. Seniks aga teile kõike head ja nägemist.